Hei, mina olen Tanel ja mina olen Maret. Ja viimased 5 kuud on see olnud meie kodu. Oleme väisanud nii Euroopat kui ka Eestit. 5 kuuga pannud enam kui 11 000 kilomeetrit odomeetrile ja mõtlesime, et teeme ühe kiire kodutuuri, et näidata, kuidas meie täiskohaga oma 4-liikmelise perega elame just siin. Alustame siis väljaspoolt ja ma räägin kõik need tehnilised asjad ära ja siis laseme köögi ja magamistoa Maretil seletada. See on siis meie uks, meie sissepääs. Selle kõrval on meil kohe vetsupaak ja vetsupaagi tühjendamine. Käib siis nii, et tuleb see väike kohver ratastega tühjenduskohta vedada või kuivkäimlasse. Siis siin on värske veepaak või selle täitmine. Ja siin on meie suur panipaik või seda kutsutakse ka garaažiks. Ja ma hoiatan natukene ette, et see on muuhulgas ka meie pere siis kolikamber. Ja siin siis muuhulgas hoiame oma matkamööblit, matkatoole, matkalauda. Meil on see gaasigrill siin ja vahepeal on laste jalgrattad. Vahepeal on tööriided ja kõik muu, kõik hea ja parem. See on nagu ikka, et kui uut kodu ehitad ka, siis need liistud jäävad panemata veel mitmeks aastaks, siis meil see panipaiga organiseerimine on jäänud tahaplaanile. Sest mis silma alt ära see meelest ära. Ja siin on siis see paistab läbi, see garaaž. Siin on siis teine pool, see on meil gaasigrilli alus, tööriistad, muuhulgas ka kirves, mida aeg-ajalt on ikka läinud vaja. Ja mis veel siis? Tasakaalustamiseks klotsidekk on väga selline ebatasane pind kuskil looduses või metsal. Nii palju siis sellest. Ja viimane tehnilistest asjadest, mis siin näidata on siis meie gaasiballoonide kamber. Meil on praegu siin üks ainult, aga siia käib ka varuks teine. Varuomad on meil praegu panipaigas. Et see on siis gaasikamber, mis annab meile toasooja vajadusel, kütab meile boilerit, sooja vett ja muuhulgas ka, kui me ei ole elektrivõrku ühendatud, siis gaasi pealt töötab ka meie külmkapp ja ilmselt ka gaasipliit. Ja katusel on meil lisaks veel siis ka päikesepaneelid. Nii, väljast on kõik oluline tehtud. Lähme sisse. Nii, tere tulemast tuppa, paneme võtmed siia kohe ära. Ja siin on meie esik, siin on meie väliriided, minu nokamütsid, Mareti kübar ja lastemütsid on tavaliselt üleval. Eluks vajalikud igaks juhuks taskulamp, taskunuga. Ja kui sa nüüd tuled siia poole, siis ma saan näidata sul ka juhtpaneeli. Et siin juhtpaneelis esiteks on meil väikesed eluks vajalikud olevad riiulid. Siin käivad meil telefonid, võtmed, laadijad, kõrvaklapid, sääsetõrje, päikese kaitsevahend. Ja siin juhtpaneelil meil on eraldi installeeritud inverter, et me saaksime kasutada ka 220 volti tarbivaid elektroonikaesemeid, wifi ruuter, küttepaneel või juhtpult ja siit saame juhtida ja vaadata siis oma akude olukordasid ja veepaake ja veepumpa sisse välja lülitada ja kõike muud. Ja nüüd, ilma sammugi astumata, me olemegi meie elutoas ja söögitoas. Matkaautoga, nagu sa varsti avastad, on kõik ruumid multifunktsionaalsed. Kui me enamasti paigal oleme, pargime, elame siin sees, mitte ei sõida, siis need kaptenitoolid ongi just niipidi. Ma keeran sellega ümber. Ja seda ruumi me kasutame siis nii söömiseks. Mina kasutan ka töö tegemiseks ja kui meil aeg-ajalt käivad külalised külas, siis see on ka meie külaliste tuba. Ja mõnikord harva me kasutame ka siis seda multimeedia seadet või paneeli, kus me siis need toolid keerame ümber ja lapsed vaatavad siin siis DVD pealt multikaid. Mis veel? Siis siin üleval on eraldi, võiks öelda nagu eraldi magala. Sagedasti on meil siin üles lükatud, et
ma saan ilusti oma 175 sentimeetrise pikkusega ilusti siin all seista. Aga siin on eraldi nii-öelda see magamise koht, mida me esialgse plaaniga plaanisime kasutada laste magalaks või voodina. Aga siiamaani see ei ole õnnestunud ja lapsed magavad siis magamistoas koos meiega. Aga seda siis me kasutame sagedasti kas näiteks mina töö tegemiseks, kui lapsed on all, või siis niisama raamatu lugemiseks, lounge'ina ja lapsed kasutavad seda ka siis nii-öelda mängutoana või onnina, käivad joonistamas, mängimas seal ja nii edasi. Ja see oligi siis meie elutuba ja meie söögituba. Edasi tuleb meil köök, vannituba, WC ja magamistuba ja sellest ma lasin juba täpsemalt Maretil rääkida. Tanel just näitas, milline näeb välja meie söögituba, elutuba, meie mõnusad toolid ja diivanid. Ja nüüd paar sammu edasi ongi meie köök. Ja see on see koht, kus ma veedan väga palju aega, sest ma teen tavaliselt kõik söögid kodus, nullist. Vahet ei ole, on see smoothie või on see püreesupp või paneeritud kanafileed. Ma saan selle kõik siinsamas tehtud. Võib-olla te ei usu mind, aga nii on. Ja mida ma söögi tegemiseks kasutan siis, kui just värske salat ei ole, siis ma kasutan selleks meie 3-augulist gaasipliiti. Väga lihtne ja mugav kasutada. Nii et väga kerge ja toit saab kiiresti valmis. Siis ma olen püüdnud teha niimoodi, et meil oleks siin võimalikult mugavalt asjad ära pandud. Et igal asjal kindlasti on enda koht. Siis ei lähe ka elamine neist segamini. Siin on näiteks meie nõud, meie blender ja meie sööginõud. Väga lihtne, kõik asjad on oma koha peal alati olemas. Samas meil on ka nood kahvlid, nagu igas kodus. Väga mugav. Millestki puudu ei ole. Siin on meie kruusid ja lastele kättesaadavad nõud. Igaühel omal värvi, aga muidu täpselt sama disainiga. Meil on lihtsam siis aru saada. Ja meil ongi 5 kruusi, see ongi kõik, mis meil on. Ja siin on meil siis veel selline väga madal sahtel, kuhu saab panna palju seemneid ja teesid ja siis kuivainete sahtel. Seal on veel mõned väiksemad kapid, aga ma näitan hoopis seda, et meie peres on ka külmkapp. Ja see ei olegi selline pisikene tillukene, vaid päris korralik külmkapp, millel isegi on sügav külm. See on meil praegu pool tühi. Mõnikord on nii, mõnikord on täitsa tühi, mõnikord on täiesti täis. Ja kui meil külmkapp saab väga täis, et toit ei mahu enam ära, siis meil on vaja sahvrit. Ja meil on üks sahver. Isegi matkaautos. Tegelikult on see duširuum, aga me kasutame seda sahvrina ja see on väga mugav. Siin saavad olla sellised toiduained, mis ei pea otseselt külmkapis olema. Siin on meil erinevad konservid, värsked puuviljad, köögiviljad, sellised pakitoidud, mis ei vaja otseselt külmutamist. Nii et meie jaoks on see väga lihtne ja mugav lahendus hoida oma toitu siinsamas, lähedal. Ja duši all saab väga mõnusalt käia, tegelikult lihtsalt tõstame selle karbi välja. Tõstame selle karbi lihtsalt välja, paneme näiteks siia kööki ja saab mõnusalt duši mõnusid nautida. Aga ma näitan edasi, meil on veel siin mõned väga põnevad sisse ehitatud lahendused. Näiteks nagu see uks. See uks viib meid ühtepidi tualettruumi, aga teistpidi ka magamistuppa. Sellepärast, et see uks töötab kahtepidi. Minu arust on see väga mõnus lahendus. Ja kui me soovime magamistoas veel rohkem privaatsust, siis meil on veel ka see kardin, mille me saame siia ette tõmmata. Me isegi panna topeltuksed ette, kui näiteks lapsed magavad ja meie tahame filmi vaadata Taneliga. Nii et minu jaoks tundub küll, et siin on nagu kõige peale mõeldud. Ja siin on meie tualettruum. Siin me pesime enda käsi ja nägu ja hambaid. Käime vetsus. Ja samamoodi mulle väga meeldib, et siin on kõigele mõeldud. See on, kus me oma asju hoiame. Kosmeetikatarbed, hambaharjad, mis iganes, isegi keemia, mis on kõrgele ära pandud, et lapsed ei saaks kohe kätte. Minu sõbrannad on minu käest palju küsinud, Maret, kuidas teil need riided ometi ära mahuvad?
inimestel on kodus kapid riideid täis. Kuhu meie enda asjad paneme? Ja matkaautos on iga sentimeeter ära kasutatud. Siin oli algselt tegelikult selline pikk rippuvate riiete jaoks mõeldud riidekapp. Aga Tanel koos oma venna abiga tegid siia sellised mõnusad riiulid. Ja riiulitesse meie oleme loonud siia ka veel sahtlid. Et näiteks, et kui tütrekese riided vaadata, siis on kõik väga lihtsalt kättesaadav. Kõik teavad, kus need asjad asuvad. Kõik on lihtne märgata ja lihtne tagasi panna. Ja see on meil magamistuba. Ükskõik, kus me parajasti pargime, mul on siin alati hea ja mõnus. See on nagu päris majas. Me mahume siia tegelikult 4 magama. Ja magamegi siis mina ja Tanel ja lapsed. Nii et terve perevoodi. Ja siin on veel siis mõned kapid, mida me kasutame siis enda isiklike riidete hoidmise jaoks. Et siin on minu riided, ilusti karpi pakituna, lihtne kätte saada. Siin on meil sellised hooajavälised riided ja siin on siis Taneli riided, et on võimalikult lihtne kõigil oma asjad kätte saada. Ja nagu Tanel ütles, kogu see matkaauto on tegelikult väga multifunktsionaalne. Seda magamistuba kasutavad lapsed meil näiteks ka veel onnina. Siin me loeme õhtuti raamatuid. Siin me mängime padjasõda ja kõdimängu. Et see on väga mõnus on siin aega veeta ja lastele, neil ei ole tõesti vahet, kas see on nüüd maja ratastel või maja vundamendiga. Neil on sama lõbus igal pool. Nii et selline oli see lihtne ja kiire meie kodu või siis auto või siis matkaauto tuur. Et kuidas me siin elame ja kuidas meie eluolu siin on, elades siin 4 ja täiskohaga. Ja kui aus olla, siis tegelikult see meie kodu või see matkaauto ei ole alati täpselt nii puhas, nagu ta praegu teile näitamiseks on, sest meil on siiski 2 väikest last. Küll aga selle koristamine võtab aega kordades vähem kui meie eelmise ja nii-öelda päris kodu koristamine. Et tänase koristamine võib-olla võttis pool tundi kuni tund aega, igapäevaselt võtab umbes pool tundi aega, et absoluutselt peaaegu kõik asjad korda teha. Nii on tõesti. Ja matkaautos elamine on lihtne ja mugav. Tõsiselt on ju Tanel? Ja kui see selline minimalistlik elustiil sobib, kui mitte, te ei pea seda täiskohaga tegema nagu meie, võib-olla lihtsalt, et aeg-ajalt puhkusel käia, siis eks varsti kuskil matkateedel või radadel või väikestel teedel Eestis või maailmas näeme, sest nii maailm kui ka Eesti on suur ja lai ja maailm ongi meie kodu. Teeme nii. Tšau!